aga alustame sellest, et kas sa pead ennast rikkaks inimeseks? Me ei defineeri nüüd sõna rikkus mitte kuidagi. Kas sa pead ennast rikkaks inimeseks? Ja täna küll. Kas sa tunned inimesi enda ümber või sinu ümbruskonnas või võrgustikus on inimesi, kes on rikkad? Ja ütleme, aga täna see rikkus ongi midagi muud. Just. Ja ma tahangi selleni jõuda küsimusega, et sa oled kogenud mõlemat ja koged mõlemat tegelikult rikkust. Me räägime nii materiaalsest kui ka siis, ma ei tea, kas ta on vaimne või seesmine või on sul endal äkki sellele mõni parem nagu silt hetkel anda, mis see teine nagu rikkus on, kuidas sa seda sõnastaksid ja mõtestaksid? No ütleme, ma ütlekski see on see sisemine rahu ja sisemises rahus sa oled teadlik asjadest, sa lihtsalt näed selgelt asju. Ja see ongi see, ütleme, suur rikkus. Ja nüüd kui me nii... Seal, ütleme siis, selles rahus tekib selgus. Ja selguses sa saadki võtta vastu õiged otsuseid. Sa sõnaga ei raiska oma energiat, siis sa oled lihtsalt selguses. Sa näed suurt pilti ja sa teed õiged otsuseid. Ja ma tahtsin küsimusena selleni jõuda, et kui me vaatame nagu, ütleme ühiskonda, inimesi erinevatest elatustasemetest või teenistusnumbritest või millega ta elus tegeleb või kus ta nagu omadega on, kas mõtteviisilt või suhtumiselt ellu või väärtuspõhisuselt. Ja mis on sinu meelest nagu see, ütleme, kui me vaatame neid kahte rikkuse poolt, üks on see rahu ja seesmine ja selline intellektuaalsem või kuidagi vaimsem või spirituaalsem, esoteerisem pool. Ja teine on siis see puhas finants, ma lähen ja teen puhtalt midagi selleks, et saada nagu raha või rikkaks, edukaks või suure ettevõtte käibega ettevõtteks. Et mis on nende mõlemas selline üks parameeter või väärtus või key nagu punkt, mida sa oskad välja tuua, mis on ühist inimestel, kes on need mõlemad saavutanud või kumma saavutanud. Versus inimene, kes ei ole võib-olla finantsiliselt rikkust saavutanud. Ja siis inimene, kes näiteks ei ole ka jõudnud sellesse kohta, millest täna rääkima hakkame, ehk see rahupunkt, et oskad sa mingi ühise nimetaja välja tuua, sest meil, suures osas me näeme seda, et osad inimestel nagu õnnestub ja teised inimestel nagu ta võib raiuda 10-20 aastat ja ta ei saavuta ikka seda ja ta ei ole vähem töökam. No ma pigem tooks välja nende erinevused ja ütleme, mis ka minu puhul siis oli, et ma sain rikkaks materiaalselt läbi tõestamisvajaduse. Aga mu sees oli tühjus ja rahutus. Ja tegelikult ma tegin seda puudusteadusest. Siis täna, kus ma olen enda sees leidnud rahu, siis tegelikult ma hindangi seda nüüd hoopis teistmoodi ja ma saan luua seda materiaalset rikkust hoopis teise koha pealt. Ma ei pea enam kellegile tõestama, vaid ma tegelen sellega, mis mulle meeldib ja see toobki mulle raha. See ongi, ütleme siis, ma ütlen, hästi palju inimesi on siis tahavad nagu siis sellest, on puudusteaduses ja tahavad, ütleme, meil on, ütleme, üles ehitatud see nii-öelda, ütleme, võtame siis nagu maja konstruktsioon, et inimesed tahavad saada, et kui ma saan nagu rikkaks, siis ma lõpuks saan rahu. Aga tegelikult on vastupidi. Rahu ei ole katus, rahu on vundament. Kui sa leiad enda sees lõpuks selle rahu ja sa hakkad nagu asju üles ehitama, siis ühesõnaga tõesti, mida sa naudid, mida sa teed südamest, mida sa ei tee enam tõestamisvajadust, sul ei ole vaja mingit heakskiidu saata, sa teed lihtsalt, mida sa naudid ja mida sa tegelikult, kui sa saad endaga selle kontakti, siis
see, et sa oled enesekindel, sul ei ole vaja enam saada kellegi kinnitust, sellepärast me hästi palju otsime seda väliskinnitust. Või heakskiitu. Just, täpselt. Noh. Ja nagu minagi hakkasin, et seda materiaalsust taga ajama, et saada kõvaks meheks. Aga sõnaga tegelikult oligi, saavutasin selle ja väga paljud, ütleme, materiaalselt rikkad inimesed ongi selles, et nad saavutavadki selle. See on hästi huvitav, et kuidas elu annab meil nagu siis kogeda neid asju. Et nagu minagi, ma saavutasin selle, aga ma nagu mõtlesin, et ma olin sees tühi. Tegelikult ma olin sees katki. Ja see ei andnud. Et ma mõtlesin, et siis tuleb suur armastus ja siis tuleb rahu ja siis tuleb kõik. Aga tegelikult ongi see rahu on, kõigepealt sa pead leidma oma sees rahu ja selle peale ehitama siis nii-öelda selle kogu ülejäänud asja. Siis see toimib õieti ja siis sa saad nautida seda. Nii ta on. Aga kas võime siis niimoodi laias laastus nimetada või öelda, et kui sa lähed selle mõttes ego või ütleme väga mõistusest tulenevalt või selle tõestusvajaduse pealt või tunnustusvajaduse pealt saavutama ja fakt on see, et kõik isegi selle pealt ei õnnestu saavutada. Et osadel õnnestub ja osadel ei õnnestu ikkagi siis, kui nad tahavad teha seda selle pealt. Aga et kas see ei ole siis jätkusuutlik, et sa võid küll saavutada, aga see ei ole jätkusuutlik, et varem hiljem sa tunned siis seda puudujääki enda sees. Ikka, jah. See ei ole jätkusuutlik, jah. Sellepärast, et tegelikult on sul on ärevus sees ikkagi. Sellepärast, et kui sa teed asju tõestamise vajadusest, siis seal on ikkagi ärevus taga. Ja see lõhub sind. Ja see ühesõnaga, see paneb sind kogu aeg nagu tegutsema ja ühesõnaga see on lõputu tagaajamine. Ja ütleme siis see rahulolematus, see lõhub sind tegelikult seest. Ja sellest tulevadki inimestel haigused, asjad. Et ja siis kogu aeg on vaja nagu, ma ütlen, et on igast lugusid ju kindlasti inimesed on kuulnud, et kuidas rikkad inimesed ühesõnaga ikka on seda vaja või ühesõnaga, kes vaatab oma pangakontot ja kui see number hakkab seal vähenema, siis on paanika ja igast lugusid on olnud. Aga jah, et see sisemine rahu on tegelikult ikkagi täna see kõige suurem väärtus. See on huvitav, et sa mainisid midagi, mida need mõlemad härrad, kelle videot ma sattusin nägema, mida ka nemad siis nagu mainisid ja nende üks mõlema nagu selline vundament lause, mis läbi käis, oli erinevas sõnastuses, aga mõte oli selles, et inimesed, kes on saavutanud, ütleme siis materiaalse rikkuse ja ütleme sellise kõrgema rikkuse, mitte see, et ma siin teenin 4, 5, 6 tuhat kuus, vaid ikkagi nagu väga suured summad, eks ole, miljonid, 10 miljonid. Et mõne mõttes nad öeldakse, et rikkad inimesed on nagu halvad inimesed, kes siuke nagu väide läbi. Ja siis üks noormees, kes ise on väietavalt, ega ma ju kontrollinud ei ole, aga väietavalt on selle staadiumi või staatuse saavutanud, ütles ka, et tunneb ka, et ta ongi nagu see mõttes sellesse kategooriasse justkui nagu nartsissist või kuidagi nagu negatiivne väljapoolt vaadatuna, aga ta tegelikult on enesarmastuses selle koha pealt, et ta paneb ennast lihtsalt esikohale ja raha teenimise esikohale, sest et see võimaldab tal, ma ei tea, siis pere eest hoolitseda või luua seda maailma rohkem väärtust või hoolitseda mille iganes eest, et siis nagu see teistpidi välispool võib tunduda, et sa oled selline egoist ja ära tõusnud, sa mõtled ainult numbritele ja ettevõtlusele ja aga ütles, tema jaoks on see vastupidi, et ta on jõudnud kohta, kus ta ei huvita teiste arvamus, ta ei huvita, mis temast arvatakse, ta teab, mis on tema väärtused, teab, miks ta midagi teeb, eks ole, ja kuidas ta teeb, ja ta teab, ta ei tee midagi halba siin maailmas juurde, et kas see on ka nagu osa, mida sina nagu tunned, et olles nagu läbi käinud selle materiaalse saavutuse poole, et see on midagi, mis peaks olema olemas igal inimesel või kes tahab nagu saavutada materiaalset rikkust või see on midagi, mis kaasneb varem või hiljem, kui sa jõuad sellesse kohta, kus sul on siis, ma ei tea, finantsiline vabadus teha ja elad nii, nagu sa soovid, siis tekib see koht, aga mul ongi ükskõik, mis minust arvatakse, sest minul on seda olemas, aga mul ei ole sellist rikkust võib-olla, aga ma saan sellest kontekstist nagu aru, et mul on ka mõne mõttes suva, mida kuulajad, vaatajad või kes kuskil näeb, mis minust arvab. Ma tean, kes ma olen ja ma tean, mida ma teen ja teisi inimese arvamusi ei mõjuta mind sellise viisil. Väga harva, kui ta nagu kuidagi nagu trigedab või
paneb mõtlema, et mis sinu nagu nägemus sellest on või mõte? Noh, vaata, eks siin ongi, ütleme, see meedia, kes on siis teinud inimestest igasugused lood ja pildid. Ja inimesed elavad hästi palju uskumustes. Noh, vaatadki, ütleme, mingit kollast ajakirjandust ja sõnaga, noh, ega väga palju on, ütleme, siukseid noh, seriaale ja asju, ütleme, noh, ma mäletan, kui mina noor olin, siis tuli Soome televisioonist, tulid Dünastia ja Tallas ja mingid siuksed filmid on ju, et ja kus tegelikult oli siis siuksed perekesksed, sõnaga siis suur pere, kõik isa, ema, pojad, tütred, siis nende naised, nende mehed ja noh, seal siis käis omavahel see ja sealt ongi hästi palju tulnud igasuguseid neid uskumusi, et elu on siuke, et ja kui sa ikka tahad saada kellegiks, siis umbes, et jah, rikkad inimesed sõidavad kõigist üle ja eks seal on ka mingisugune siis nii-öelda tõde taga, et ongi väga palju siuksed inimesed, kes sõidavadki sellepärast, et seal taga on hirm ja ütleme, see noh, et võita, ma pean nagu mis iganes vahenditega nagu saavutama selle ja võitma. Aga ütleme, kui sa saavutad selle nagu rahu, siis sa teedki seda, sa ei pea, noh, ma ütlen, selle eelmisel on see ikkagi see tohutu tõestamisvajadus ja siis ei valita nagu vahendeid. Aga kui sa saavutad selle rahu enda sees, siis sa teed neid asju, mida sa naudid. Ja noh, et ütleme, inimese loomus on ikkagi puhas armastus, siis kui sa saavutad ka, leiad endast selle puhta armastuse üles, sa naudidki elu tegelikult. Sa teed seda, mis sul meeldib, mis sulle pakub nagu rahuldust ja siis sa ei sõida kellegist üle.